Võib-olla paljudel inimestel on kujunenud arvamus, et üks elektrivõrk ja energiasüsteem, et see on paljuski ainult juhtmed ja postid ja mastid ja alajaamadest trahvod ja siis veel mingisugused seadmed. Tegelikult kaasaegne elektrivõrk moodustub mitte ainult siis sellest nimetatud osast, vaid ka juhtimissüsteemist, mis tegelikult põhineb ju arvutitel. Sisuliselt on uutes alajaamades ju kogu alajaama juhtimine, kõik releekaitse ja automaatika ju nagu omaette arvutisüsteem, kus juures siis igas väljuval liinil on nagu oma miniarvuti, mis on omavahel siis ühendatud võrguks ja seotud siis dispetšeri juhtimissüsteemiga. Lõpetasin reaalkooli sakslaste ajal ja siis oli võimalus, Tallinnas oli siis, nendel oli firma Siemens, Ratasku tänavale kontor ja siis mina sattusin sinna nõrkvoolu ja siis olin 1,5 aastat abimontöör, et siis tööriistad olid ja suured montööritangid ja haamer ja meisel, millega tuli seina sisse aukusi lüüa selleks, et telefonikaablit sealt läbi viia. Ja kui oli võimalus, siis TPI-sse sisse astuda, siis sai sinna sisse astutud ja kui oli küsimus eriala valikus, siis mingisugune õrnaimdus juba oli selle nõrkvooluga olemas ja eks siis saigi siis valitud see energeetikala. Tähendab, siin toimub nüüd terve selle, võiks öelda Eestimaa Harju raivoon ja Rapla ja lääne poole ja selle osa dispetšerit juhtimine. Siin üleval seina peal on terve see võrk nii-öelda kujundatud ja need suuremad alajaamad, mida siit juhitakse. Põhiliselt kõige suurem osa sellest on telemehaniseeritud, tähendab, dispetšer on võimeline juba tegema sisse ja välja lülitamisi ja omab nagu kontrolli, saab mõõta neid koormusi, mis seal parajasti alajaamades on ja fiidrite peal ja kui midagi juhtub, seal mingi avarii või välja lülitamine, siis tuleb ka signaal siia, et dispetšer on siis asjaga kursis. Tähtis on, kui ohutustehnika reeglid jälgitakse, siis pahandust ei tule, aga selle aja jooksul, mis ma olen töötanud, meie oma relee-talitusest on 2 meest on saanud, üks lõppes sellega, et järgmine päev sai surma, või tähendab suri, järgmine päev sai 110 kilovoldi seadmelt löögi. Ja teine oli seal põlevkivibasseini rajonis, see sai 600 volti, aga see pidas vastu. See oli tugev maapoiss ja ka niisugusi madalpinget sellega peab arvestama, et niisugust asja ikka. Ja tegelikult, kes on need elektrilöögi saanud, kõik sõltub sellest, kuidas elekter, mismoodi ta sellest inimesest kehast läbi jookseb, kuhu ta siis välja jõuab. Kas ta läbib seal, ütleme, südamepiirkonda või jookseb ta kuskil piki nahka näiteks, kui nahk on märg, et piki seda. See on väga erinev. Ja sellest ka, kuidas inimene talub, mõni talub need milliamprid, mis tast läbi jookseb, rohkem mõni talub vähem. Ja töökoht on meeldiv, kollektiiv on meeldiv ja tundub, et on ka teiste poolt hinnatud, eks see tekitab niisuguseid onda endas ka, et ju see valitud tee on olnud õige.